Kuldsega on praegu niimoodi, et homme me ilmselt viime isegi talvekorterisse ära ja siis järgmised videod, mis temast tulevad, on ilmselt see, kui me tema kallal midagi nokitseme. Siis talveraimaga vahepeal ei ole midagi väga muutunud. Pidi tulema turvakaar, aga ei tulnud. Millal talvekas puuri saab? Siis kui ma rikkaks saan. Ilmselt siis, kui ma golfi maha saan mõeldud. Okei, ostke golf ära, siis saab talvekas endale puuriga. Vahepeal ma käisin Autograatsia kogunemisel. Autograatsia on siis põhimõtteliselt kommuun autohuvilistele naistele. Ma ei ole sellega liiga palju kursis, ma olen seal grupis ja ühesõnaga ma käisin mingil kogunemisel. Ma ei olnud seal väga kaua, aga ma viisin Kimberlile räppi, seega siin on teile video sellest, kuidas ma viisin Kimberlile räppi. Olen. Kõige suurem Autograatsia jõudis kohale. Ain, muuta seda vilkumist. Ja muuda ja. Nii on hea. See on siuke sensuaalne. Järgmine asi, mis ma autodega tegin segu, oli see, et mu ema ostis endale mersu. Ühesõnaga, siin on väike kokkuvõtte sellest, mis me selle mersuga siis tegime ja ühtlasi mega suur aitäh Est Coastile ja Mihklile, et me saame nende asju seal teha ja nende ruume kasutada, sellepärast, et kodus neid asju teha põrandal oleks ülitüütu ja meil ei ole veel endal tõstukit, seega mega props Est Coastile. Juba nägin asja. Kuidas kommenteerid? Mersud. Günther. No ikka tegelikult mingi kuradi toon on valgem vaata. Inimesed surevad nälga kuskil mingi Aafrikas ja siis me vahetame siuksed filtrid. Nojah, see ikka siis. Jep. No, et fits. Idekas. Pärast kui lahti tuleb. Saab võib-olla natuke ülespoole tõsta. Pidu! Räägi asju, kuni õli tilgub. No, mersu. Mis mersu on? SL 320. Mingi 2000 aasta. Cabrio. Mul emps ostis auto. Ostis uue auto, aga tegelikult on tema vana auto. uus vana. Uus vana. Mis sa teed? No, see peab sõitma Soome. Mingi 300 kiltsa või? Mina ei tea palju see. Ühesõnaga, aga tal on õli, mis on mingi 3 aastat vana. Vähemalt. Suht vana nägi välja. Seisnud? Jah. Ja siis me vahetame õli ära.
me võtame väljad maha, et vaadata, mis neil ette on, et saaks osta siin oma väljad ja siis panna talvekad. Sest Jyväskyläs on lumi. Jah. Meil ei ole lund, aga Jyväskyläs on. Mis veel auto juures tore on? Tal on üleni klaasist katus. Hardtop. Jah, mille saab maha võtta. Tal on V6. Me mõtlesime vahepeal, et me selle vahetame V8 peale ja vaatame, ega Sepp saab aru. Numbrimärk on 444 Tex. Tex-Mex. Ja auto nimi on Mürts. Ma ei tea, miks. Küünlaid tahtsime ka vahetada. Jaa, tahtsime küünlaid ka vahetada, aga ostsime 6 küünlalt. Aga tal on topeltküünlad. Seega 6 tükki on puudu. Künter arvas, et siis on rohkem särtsu. Künter arvas, et tahame 6 asemel 12. Pavel 12, see on kindel. Kuidas sa tead äkki, et süütab olid, vaata, või midagi paska. No üks ikka töötab, mida ma Pohku, me teeme seda. Ma tean, et mingitel alfadel on ka Twin Spark. Twin Spark. Alfadel on isegi mudeli nimetuses sees see. Kõlab väga. Tarmo raudselt teab. Tarmo raudselt teab. No supaks on, aga siis on, ma arvan, muu on tehas oma. No supakad, seal on nagu, selle autopagass ei ole väga suur. See on sellepärast, et tal on elektriline katus seal. Jah, et nagu selles mõttes, et see pagassiruum, mis on actually kasutatav, on üsna väike, aga kõik, mis seal on täis supakat. Mu ema eraldi küsis, ta ei ole ise seda autot veel näinud, aga ta eraldi küsis, et palun tee kindlaks, et supakas on alles. Ma nägin seda supakat, see on nagu this big, no lie. Aga nagu ma mäletan seda autot, ma emal oli see aastal mingi 2006. Ma olin siis mingi this big ja nagu ma mäletan, et see oli siis suht uus auto ja siis see oli üliäge auto. See oli nagu mingi, I had the coolest mom on the block lihtsalt. Eile oli soolaauto juba sõitnud. Õhtul oli mingi kiht peal ka. Ei olnud reis, kuna oli neil. Eile, kui ma koolist tulin, siis TTÖ juures oli küll see parkla oli täiesti kiilakas. Sinna läks peal. No Peetris oli ka ju vana Tartu maantee oli jumala libene, kui me käisime kinos siis. Teeme otse turu või? Aga miks siin on katid? Nii. Miks need katid saab? Et oleks topeltkatid ja topeltküünlad. Kõik oleks topelt. Kõik läks. Tarvel said kui 9 ette. Mis asja? Tüütad lähevad emadesse tolm. No, oba. Kottidega pole kokku kottida. No flantsiga ka. Kas need flantsid on ka sulle ema poolt pandud kunagi? Jah. Kujutad seda, kuidas ta mingi nüüdseks juba siis peaaegu 15 aastat tagasi kuskil läks tervist. Sooviks siia vahele vaata midagi. No, nii. Tegelikult No just. Ja kes sellest Mersust täpsemalt tahab lugeda, siis ma kirjutasin terve artikli sellest, mis selle Mersu story on, miks see üldse on ja nii edasi. See artikkel on all kuskil või mis iganes. Männi mängib köiega. Männi too köissi, tüsi. Tule näitama köi. Ja mis ma veel tegin seegu? No tegelikult oli see, et me ootasime lund.
et noh, kui lumi oleks tulnud, siis me oleks saanud talvekat proovida ja testida ja nii edasi. Aga kuna lund ikka veel ei ole ja siis täna, kui me lõpuks kuulsime, et Märjamaal on lumi, siis me mõtlesime, et me lähme siis sõidame Märjamaale, et tuletada endale meelde, milline lumi välja näeb. Kristjan, sul külm ei ole või? Mis sa räägid? Tähtis on hoida adrenaliin üleval, siis ei hakka külm. Okei, aus. No mina läheks, lähme mööda seda lihtsalt ja siis lähme Kurnasse ja siis see on Jüri ring ju. Ei ole või? Jah. Ja see on Jüri. Lähme siit vasakule ja paneme otsa lihtsalt. Ja siis me sõitsime Märjamaale, seal natukene oli lund ja siis tulime kuskilt ringiga tagasi, aga tegelikult ikkagi väga palju seda lund ei olnud, nii et selle lumevärgiga peab endiselt ootama. Et kas sul on öelda midagi? Minul öelda midagi? Jah. Just tuli normilt lund. Ma sain, kui ma käisin T1, ma sain sealt silla alt nagu mingi jõhkra lauaga läbi panna, sest nagu mingi... Mul oli 3. käik piirajas nagu, alles läksin pooli tagant nagu. Pool tundi hiljem. Ja lisaks sellele, miks ma ei ole autodega tegelenud või enda autodega tegelenud, on see, et ma tegelen teistsuguste autodega nüüd. Ehk siis ma vahetsin töökohta ja ma tegelen nüüd isesõitvate bussidega. Ehk siis täpsemalt iseautoga, mis on selline isesõitev elektriline minibuss, kind of, sort of. Mis on shuttle'i eestikeelne vaste? Süsti. Mida? Ei, not that kind of a shuttle. Süsti. Ei, okei. Ühesõnaga, ma ütlen minibuss või shuttle, vahet pole. Aga tema ootab istuma mingi 4 inimest ja seisma, ma ei tea ka mingi 4 inimest. Põhimõtteliselt siuke 4-8 inimest. Ta põhimõtteliselt sõidab ise, ehk siis kuidas see välja näeb on see, et sa alguses sõidad ühe korra selle raja läbi, kas selle sama bussi või siis mingi autoga või drooniga, millel on lidar küljes, siis ta kaardistab kogu selle ala ära ja siis peale seda ta on võimeline sõitma seal. Ja siis sõidu ajal ta samamoodi lidaritega kogu aeg tšekib, mis tal ümber toimub ja siis ta on võimeline tegema seal mingi jooksvalt mingid otsuseid ka, kui tal on mingi asi ees või mingi inimene käib eest läbi või mis iganes. Põhimõtteliselt ma teadsin sellest bussist juba päris ammu, siis kui ma kunagi töötasin ABB-s, siis ma ei tea, kas see siis oli vist suhteliselt idee tasandil veel. Ja siis järgmine kord, kui ma sellest bussist kuulsin, siis ma kuulsin sellest läbi Autogeeniuse ja siis me käisime Autogeeniusega sellest lugu tegemas, aga siis see oli veel nagu suhteliselt, see oli vist täpselt see aeg, kus tehti esimest nii-öelda demosõitu sellega, kui ma ei eksi. Ja mina sellega tol hetkel sõita ei saanud, sest ma ei olnud piisavalt tähtis inimene. Minu arust Tarmo Tähepõld sõitis selle bussiga, aga jah. Ühesõnaga, see oli ülibig thing, et kes sellega sõita saab ja siis Tarmo minu arust sai. Ja ma olin väga-väga kade nagu. Põhimõtteliselt tal on elektrimootor, sellel on mingi 67 kilovatti oli äkki ja ta on tagaveoline, aga ta sõidab hästi väikeste kiirustega, ehk siis ta on mõeldud sõitma siuke mingi kuni 25 kilomeetrit tunnis. Igatahes, et ta ei ole mõeldud nagu linnaliikluseks otseselt, et ta nüüd hakkab autode keskel linnas sõitma. Ta on pigem mõeldud rohkem mingite kinnistalade jaoks, nagu mingid lennujaamad ja mingid teeninduspiirkonnad, suured mingid tehase kompleksid ja mingid äärelinnad näiteks, kus ei ole nii palju liiklust. Aga põhimõtteliselt ideaalis kunagi võiks see töötada siis niimoodi, et näiteks kui sa elad Peetris on ju, kus ei ole väga hea bussiliiklus, siis tere Menni, tere. Siis põhimõtteliselt sa tuled sellest ühest bussipeatusest, mis meil siin Peetris on ju, sa tuled bussi pealt maha, siis sa võtad oma telefoni ja siis sa tellid endale selle iseauto ja siis sa istud nagu bussi ja sõidad sellega koju. Teoorias. Või siis mingid suuremad, mingid ülikooli campused. Nagu praegu ta sõidab meil Tallinna Tehnikaülikooli campuses, mis on nagu ka ebamugavalt suur asi, mida läbida, eriti talvel. Aga nagu
USA-s näiteks on need campused mingi mitu korda suuremad ja seal ma kujutan, et sa nagu absoluutselt ei viitsiks seda läbi teha. Ja mingites nagu campustes on isegi vist mingid nagu autod, mille sa saad nagu rentida ja siis sa lihtsalt sõidad sellega teise campuse otsa ja siis sa paned selle sinna laadima ja siis sa mingi hetk tuled ja võtad järgmise auto. Ehk siis põhimõtteliselt ta võiks endada siukseid asju. Näe, Tiitus ka driftib. Ma küsin Mari-Liisi käest, kus need paarutavad. Terviseks! Nad käisid Märjamaal. Mida helli, ta saatis video, seal nagu rämedalt tuiskab lihtsalt. Nagu kõik inimesed sõidavad maanteel 50-ga, ta ütles nagu. Ja sellest Nordkapist äkki peaks rääkima või? Ühesõnaga, meil tuli plaan, et jaanuari keskel, 15–19 olid need kuupäevadest, me võtame mingi kamba, võtame oma talveroimad, kui need veel selleks ajaks alles on, ja sõidame nendega Nordkapi ja tagasi. Ühesõnaga ja plaan on see, et me 15. hakkame minema, siis me lähme läbi Jyväsküla, läbi Rovaniemi ja siis Nordkapi ja siis me ei ole kindlad veel, kuidas me päris täpselt tagasi tuleme, aga ilmselt me nagu sama teed pidi ei viitsi tagasi tulla, seega me valime mingi teise tee. Tripi point ongi siis see, et me saaks autodega sõita, seal on tõenäoliselt mega palju lund ja mega lõbus. Ja ilmselt, kuigi seal on nagu seal lõpupoolel ilmselt mingi polaaröö, siis nagu äkki ma saan ikkagi mingeid videosid ka teha, ma loodan. Thank you.